ringmajanduse veduri ja piduri tiitli kätte andmine. Ja mul on hea meel paluda siia lavale neid tiitleid, mitte ainult ühte, vaid neid tiitleid üle andma Ermeli juhatuse aseesimees Alder Harkman. Nii et Alder, ole hea. Ma ei teagi, kas sul on mikrofon, ma saan aru peas juba, tule siia lava peale, siis sul seda vist ei olegi vaja või ma saan selle siit ära tõsta. Ahah, on olemas. Ja, mulle tundub küll, siis ma võtan selle siit ära. Väga tore. Tere minu poolt ka. Mina olen siis Alder Harkman ja tänase päeva võib-olla üks selline põnevaim osa, et 2025 aasta veduri ja piduri tiitli jagamine, et mul on väga suur rõõm seda teha. Selle aasta veduri tiitel läheb siis rohkemale kui ühele, läheb jagamisele ning see kuulub neile, kes oma tegevusega on siis ringmajandusse panustanud, vedanud siis sellist ringmajanduslikku mudelit, näidanud eeskuju, olnud siis ka avatud kõigile huvilistele, näitamaks siis mida ja kuidas nad teevad. Ja selle aasta veduri tiitel läheb Järvakandi klaasiklastrile. Oodake korraks, ma korra kirjeldan veel põhjuse ka, miks. Et kirjeldame sellist täiuslikku ringmajandusmudelit siis selle sama klaasi põhjal. Ettevõtted, kes toodavad siis oma häid tooteid, on see siis supp, vein või naps, pakendavad selle klaaspakendisse, tarbija viib selle koju või siis pakitakse seda restoranis, baaris lahti ning jõuab edasi klaasikonteinerisse. Jäätmevedaja viib selle siis Järvakanti, kus klaas sorteeritakse värvide järgi väga sellise tänapäevase tehnoloogiaga. Selle sama sorteerimistehase kõrval on ettevõte, kes kirkas klaasist teeb siis uusi pudelid ja purke, ehk sisuliselt supipurgist võib saada pudel ja vastupidi. Ning teine ettevõte, kolmas ettevõte siis, mis on sorteerimistehase kõrval, teeb siis lehtklaasist, aga ka pakendiklaasist kergkillustiku, ideaalne ehitusmaterjal, ehk et selline korralik klaasiklaster on koos ja ei puudu sealt ka klaasistuudio. Kutsungi siis meie sellist karikatuuri vastu võtma, mis on siis Kristjan Juusu poolt tehtud ning pakendatud siis korduskasutuspakendisse. Uuskasutuskeskusest on tulnud pildiraamid. Mait Järvik, Sibelco Green Solution Estonia osaühing, mis siis on ettevõte, kes sorteerib klaasi. Heade. Saad äkki siia teista siis. Kutsume siia Hardi Rajur, OI Estonia, ettevõte siis, mis kirkasklaasist teeb pudelid ja purke. Palju õnne. Kutsume siia Timo Daniel, Green Gravels, ettevõte, mis toodab kergkillustiku. Palju õnne. Ja me nagu teame, või samas ka ei tea, aga kes ei tea, siis Järvakandi on klaasipealinn. Kutsume siia klaasipealinna esindaja Kehtna vallavalitsusest, Varri Väli. Palju õnne. Nii, aga äkki siis võtame korra kokku ja teeme siis selle aasta veduritest ehk ringmajandusvõitjatest teeme siis pildi ka. Suur tänu veel kord. Jätkake samas vaimus. Tuleb kindlasti üle tänada ka juba veduritiitli saanud inimesed kodudes, kes hoiavad siis kogu seda asja ka mõnes mõttes ju üleval, et ikkagi õiged asjad õigesse konteinerisse ja nii meil seda ringmajandust ilmselgelt kõik saame toetada. Nii, nüüd edasi siis piduritiitli juurde, mis on kujunenud selliseks võimaluseks, et nagu korvpallis öeldakse, et valitakse, kes siis viskab palli üles ja valitakse, kes selle
nii-öelda siis korvirõngasse lööb, et siis sellise piduritiitli andmine võib-olla ergutab natukene siis võib-olla neid kitsaskohti ka siis lahendama. Ja piduritiitel sel aastal läheb siis Eesti riigile, et õigemini siis Eesti riigi sellise ringmajanduspoliitika juhtimisele. Teeme ka sellele aplausi. Ma toon mõned näited ka võib-olla, miks selline piduritiitel täna ikkagi välja tuleb anda, et näiteks siis, nagu me kõik teame, et tekstiilijääkide kogumine kohustuslik, ringlussevõttu väljund puudub, eelduslikult võiks tulla mingi aeg, aga viibib, ehk et ja tegelikult ei ole ka ju sellist vastutajat organisatsiooni näol loodud sinna, kes siis selle tekstiiliga suunamisega ja tegelema peaks. Jäätmereform ka, et venib, palju on sellist mõtlemist, siis võib-olla mitte nii väga palju mõtlemist vajata asjade osas, et kes siis selle jäätme tõstab, jäätme tekitaja juurest ja sorteerimistehasesse viib, et see ei tohiks väga kaua aega võtta, aga ringluslahendit selline lõpposa ka täna kas paistab siis või ei paista, et kogumisest üksi kindlasti ei piisa. Ja ka riigiettevõtted on pead tõstnud ringlussevõtu tehaste arendamisega, kuid ka see on toppama jäänud, et kui need põhjused kokku võtta, siis see on siis sisu sellel piduritiitlil, et kas keegi tahab selle tiitli vastu võtta? Tule siis sina. Edukat siis jätkamist. Kas ma pean midagi ütlema ka? Tore oleks tegelikult jah, selles mõttes, et teie sõna on tähtis. Kes töötab ja tere kõigile, mina olen Hanah Lahe Riigikogu Keskkonnakomisjonist ja olen jäätmereformi eelnõu juhtiv menetleja siis meil komisjoni poolt. See kindlasti ei olnud minu selle aasta bingokaardil, et selline nii-öelda auhind üle võtta, aga võtame komisjoni ja laiemalt riigi poolt ka selle kriitika vastu. Olen nõus, et asjad võiksid olla kiiremad, aga teiselt poolt jäätmereform on väga suur eelnõu ja me oleme teinud väga palju tööd selle nimel, et kõik osapooled saada laua taha, et kõigi arvamusega saaks võimalikult palju arvestada. Just eile oli meil komisjoni istung, kus oli kohal kusagil 15 huvigrupi esindaja, siis komisjoni liikmetega veel arutasime seal erinevaid teemasid, oli ka Kliimaministeerium, et tegelikult koostöö on väga hea olnud. Ja tõesti, võtan kriitika vastu, võite kirjutada nii mulle, komisjonile, Kliimaministeeriumile, hea meelega teeme seda tööd koos, nii et aitäh tagasiside eest ka.